Läheme esimese teemaploki juurde ja selleks on ettevõtlus, teadusarendus, innovatsioon. Kõigepealt küsin saali käest, et andke palun käega märku, et kui paljud teist on ettevõtjad? Nii, täitsa palju. Kui paljud on teadusasutuste esindajad? Nii, üks tubli teadusasutus ka. Siis kui palju on kohalike omavalitsuste inimesi? Nii, täitsa palju. Kui palju on kolmanda sektori inimesi? Ka on tublisti. No selge. Kas keegi jäi nimetamata? Keegi tundis, et ta ei kuulu ühtegi nendest kategooriast? Jah, nii, aga väga tore. Siis Kaupo teab, kuidas oma ettekannet paremini teha ja räägib siis meile sellest, et kuidas me saame teadusasutused ja ettevõtted omavahel paremale koostööle aidata, kuidas neid toetada. Nii et Kaupo, ole hea. Aitäh. Ma loodan, et mind on kuulda. Väga hea. Et Kaupo Sempers on mina Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist majandusarengu osakonnast ja räägin siis täna ettevõtlusmeetmetest. Kõigepealt alustades suurest pildist, et milleks me kõike seda teeme, siis siin tegelikult ongi selleks, et nagu juba Kadriga välja tõi, et teaduse arenduspool, ettevõtluspool tihedamalt kokku tuua, seeläbi kasvatada majanduse tootlikkust, konkurentsivõimet ja lõppkokkuvõttes pakkuda neid lahendusi, mis on siis Eestis ja ka laiemalt olulised. Et alustades sellest, et kuhu me tegelikult sellega jõuda tahame, siis siseriiklikult me oleme pannud verstaposti aastale 2035, mis on siis poole pikem võrreldes siis käesoleva struktuuri toetuste perioodiga. Aga struktuuri toetused siis panustavad märkimisväärselt just selle eesmärgi saavutamisesse lähima 5-7 aasta jooksul. Ja siin on välja toodud siis kõige suuremad eesmärgid. Nii. Just, et kui me räägime peamistest eesmärkidest, selleks olekski tootlikkus üle Euroopa Liidu keskmise 110% aastaks 2035, innovatsiooni taseme kasvatamine Eesti majanduses ning samuti siis era- ja riigisektori teadusarendusinvesteeringud. Ja lisaks sellest suurtele eesmärkidele on ka rida väiksemaid eesmärke nii teadmussiirde, teadussüsteemi kui ettevõtluskeskkonna osas. Nende mõõdikute alusel siis mõõdame, kui edukad me oleme oma meetmete ja tegevustega olnud. Ja see on siis ühtlasi see alus, mille alusel me valideerime kõiki häid ideid, mida võiks teha, et kas, kui palju ja mil viisil mingi meede või tegevus mingisse konkreetsesse eesmärki panustab. Ja nüüd tuleb siin selline lühend nagu TAIE, ehk siis teadus, arendus, innovatsioon ja ettevõtlus. See on meie katusstrateegia, millest ettevõtluse suuna tegevuste väljatöötamisel lähtume. Ja eraldi TAIE raames on välja toodud kokku lepitud fookusvaldkonnad, tuntud ka varasemalt kui nutika spetsialiseerumise fookusvaldkonnad. Siin on 4 valdkonda, ehk siis digilahendused läbivalt erinevates sektorites, tervisetehnoloogiad, ressursside väärindamine ja nutikad energialahendused. Et need on suured fookused, et kui me räägime just nüüd eurotoetustest või struktuurivahenditest, seal on kaks suunda. Üks on siis see eelarve osa, mis otseselt peab panustama neisse 4 valdkonda, ehk siis nii-öelda nutika spetsialiseerumise suund. Ja teine suund struktuurivahenditest peab panustama otseselt väike ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisesse, ehk siis nii-öelda VKE suund.
Ja lisaks on veel fookusvaldkonnas ka elujõuline Eesti keel, kultuuriruum ja ühiskond. See on finantseeritav siis siseriiklikest vahenditest ehk siis eurotoetustest skoobist väljas. Aga minnes nüüd detailsemaks ja sisu juurde, et mida me siis nende eesmärkide saavutamiseks kavandanud oleme ja jätkuvalt oleme, sest et mitmed tegevused on planeerimisfaasis, küll enamik neist üsna lõpusirgel. Et alustades siis ettevõtte elukaare algfaasist, liikudes järjest rohkem investeerimise ja rahvusvahelistumise suunas. See on see loogika, mis on aluseks siis nende tegevuste, mida ma siin tutvustan järjekorral. Et me alustame, ütleme, et kui ettevõte ei olegi veel ettevõte, on inimene, kel on idee, et tast võiks saada ettevõtja, siis sellistele ettevõtetele on igas maakonnas maakondlik arenduskeskust, kes pakub erinevat tuge nõustamiste kaudu, ürituste, koolituste kaudu. Aga arenduskeskused ei paku ainult teenuseid alustavatele, vaid ka piirkonnas tegutsevatele kohalikele ettevõtjatele. Ja teevad seda uuel perioodil senisega võrreldes järjest rohkem. Oluline tegevus on teadlikkus kui selline laiemalt, et sellel teadlikkusel on tegelikult siin 3 plokki, et esimeseks me räägime ettevõtlusteadlikkusest, me räägime siin vastutustundlikust ettevõtlusest, räägime roheteemadest, juhtimiskvaliteedist, ehk siis nii nimetatud pehmed tegevused, mis puudutavad siis koolitusi, erinevaid mentorklubisid, muid selliseid laadi üritusi, kus ettevõte ei saa raha, vaid saab tuge ja võrgustiku loomist. Ja sama tegelikult kehtib siis ka teadusarenduse innovatsioonialase teadlikkuse osas, et siin on siis fookus rohkem teadmusmahukatel ja teadmussiirde tegevustel, et kasvatada ettevõtja innovatsioonivõimekust, innovatsioonihuvi laiemalt siis teadlikkust. Ja 3. suund, mida me ka teadlikkuse suunal kajastame, on siis rahvusvahelistumise tugiteenused. Siin on näiteks ekspordinõunikud, tugi välisturgudele sisenemisel, erinevad infopäringud, sellised teenused, mida ettevõtja saab. Mis mul jäi alguses mainimata, et kõiki neid teenuseid pakub siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus, varasemalt tuntud ka kui EAS ja KredEx, mis siis sellest aastast ühe organisatsioonina tegutsevad. Minnes edasi ettevõtlusega alustamise teemadel, siis eraldi täiesti suund on Startup Estonia programm. Suures plaanis jätkuvad samad tegevused, mis senisel perioodil. On siis mõeldud kõrge ambitsiooniga iduettevõtluse toetamiseks. Samuti siin on märksõna süvatehnoloogia, et kogu selle programmi eesmärk ongi siis seda suunda Eesti ettevõtjate hulgas edendada. Aga loomulikult on ka palju, isegi enamik alustavatest ettevõtjatest, kes ei ole startupid või iduettevõtjad. Neile on siis mõeldud starditoetus, stardilaen. See on esialgu veel idee faasis, aga mõte on toetuse ja laenu poolt kombineerida, võimaldamaks siis ühtlasi kasvatada seda pakutavat toe mahtu siis kas toetuse või laenuna kombineeritult, et ettevõtja saaks suurema stardivõimenduse, kui ta alustab. Et viia ettevõtjaid kokku teadusarendus-tegevuste tegijatega, teadusarendusasutustega, näiteks ülikoolidega, aga muude selles valdkonnas teenuse pakkujatega, siis on innovatsiooni arendusosakud. Nende maht võrreldes käesoleva perioodiga pisut muutub.
aga see ongi siis selline kokkuviimise meede, et pisemaid, väiksemamahulisi arendusi ellu kutsuda ettevõtjate seas. Ja innovatsiooniosak on siis päris alustajatel, arendusosak on natuke juba neile, kes teevad suuremmahulised on vale öelda, aga teevad selliseid juba konkreetsemaid arendustegevusi. Täiesti uus meede, mida varem olnud ei ole, on väikeettevõtja arenguprogramm. Seda tuleks tegelikult käsitleda koostoimes ettevõtja arenguprogrammiga. Need on 11 täiendavad, natuke erinevad fookused, mis puudutab siis ettevõtja suurust ja tema arengufaasi, kus ta on ja millist tuge ta vajab. Aga läbivalt siis mõte on see, et see programmist pakutav tugi oleks siis, lähtuks konkreetse ettevõtja vajadusest, et ei ole selline väga standardiseeritud teenus, vaid pigem konkreetsele ettevõtjale vastavalt siis selle ettevõtja arenguplaanile pakutav tuge, et ta selle plaani saaks realiseerida. Rakendusuuringute programm, ka mitte iidvana meede, aga ka uuel perioodil see programm jätkub, võiks isegi öelda, et laieneb ja areneb. Miks on see oluline, ongi just see, et kui me siin paar minutit tagasi rääkisin innovatsiooni arendusosakutest, siis see on sellise väikesemahulise koostöö piloteerimine, aga arenguprogrammis saab juba teostada selliseid tõsisemaid, suuremaid, mõjukamaid rakendusuuringuid, mis just ettevõtjal vaja on, et ettevõtja oma toodet või teenust disainides saakski siis lõppkokkuvõttes saavutada sellise arenguhüppe, kus tema pakutav ongi muutunud reaalselt innovaatilisemaks ja teadmusmahukamaks, mis meie üks siis suuri eesmärke samuti on. Väljatöötamisel on ka tugi- ja arenduskeskuste meede. Eeskätt on siin fookussõnal arenduskeskus, et puudutab siis eeskätt välisettevõtete arenduskeskuste loomist Eestis, et kõrget lisandväärtust loovaid tooteid ja teenuseid Eestis arendada. See on hetkel veel selles faasis, kus me täpseid fookuseid seame ja mõtleme, et see meede ei ole sellisel kujul veel kindlasti lukus, aga on arendamisel. Tootearendusprogramm kindlasti eeskätt siis tootmisettevõtetele, nagu nimigi ütleb, me loodaks selle aasta lõpus avada. Ta on ka jätk olemasolevale analoogsele toetusele, kus me siis saamegi aidata ettevõtjal oma toodet muuta, arendada, täiustada ja selleks rahalist tuge pakume. Siin on üks vahva lühend RTE, mis tähendab Real Time Economy, ehk siis eesti keeles reaalaja majandus. See konkreetne tegevus, nagu slaidil näete, on 2024+, et selles mõttes ta on veel esialgu äärmiselt ideefaasis, aga mõte on siis selles, et avaliku erasektori koostöös töötadagi välja selliseid lahendusi, mis tegelikult ettevõtluskeskkonda muudaks ettevõtjale lihtsamaks, vähema halduskoormusega. Siin on varasemalt ka reaalaja majandusest näiteid nagu e-arved, e-kviitungid, et analoogseid lahendusi koos erasektoriga välja töötada ja seeläbi Eesti ettevõtluskeskkonda parandada ja konkurentsivõimet tõsta. Et sellised innovaatilisemad lahendused siin 2024+ hakkavad juhtuma.
Eraldi tegelikult suur teema on ka rahastamisvahendid, ehk siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse endine KredExi pool. Siin on samuti siis erinevad käendused, aga näiteks just väljaspool Tallinna, Tartu piirkonda tegutsevatele ettevõtjatele mõeldud regionaallaen ja muud erinevad siis finantsinstrumendid. Et see plokk tegelikult on ka ütleme niimoodi pidevasse arengus, et ilmselt on ka täiendavaid instrumente lisandumas juba lähiajal. Aga paljud siis ka riigieelarvest, mitte ainult eurorahadest. Eraldi valdkond on turism. Turismi elavdamiseks on siis kokku eurorahasid 40 miljonit ja see on siis laias laastus selleks, et tuua Eestisse erinevaid rahvusvahelisi tippsündmusi ja teiseks siis samuti ütleme siis laiemalt Eesti turundamine või promotegevused potentsiaalsetes turismi sihtkohtades, et Eestisse tuleks maksejõulist välisturisti, kes tooks Eestisse raha, kui väga lihtsustades selle meetme idee kokku võtta. Aga turismil on ka eraldi arengukava ja mitmeid lisategevusi, mis siis ei ole ainult euro vahenditest finantseeritud. Et see plokk käsitleski siis neid tegevusi, mida ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus ellu viib, rakendab ja mis on siis finantseeritud struktuurivahenditest. Aga lisaks sellele on nagu ka päeva alguses välja toodi täiesti eraldi õiglase üleminekufond, mille tegevused toimuvad Ida-Virumaal. Ida-Viru infopäeval oli sellest ka väga põhjalikult juttu, aga kuna siin on palju ettevõtjaid täna publikus, siis ma räägiks põgusalt ka õiglasest üleminekust, sest kuigi õiglase üleminekufondi sihtpiirkond on Ida-Virumaa, siis Ida-Virumaale investeeringud on toetatavad ka neile ettevõtjatel, kes Ida-Virumaasse oma tegevust laiendavad või seal tegevust alustavad. Et selles mõttes kindlasti relevantne ka kõigile teistele Eesti piirkonna ettevõtjatele, kes kaaluvad, et äkki oleks hea mõte laiendada ka tegevust Ida-Virumaale. Ja õiglasel üleminekult ettevõtluse suunal on neli toetusmeedet. Esiteks siis investeeringutoetus, see on eraldi investeeringutoetus väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele ja ettevõtja teadmusmahukuse kasvatamine. Ja lisaks me siis kohaliku nii-öelda ökosüsteemi toetame samuti, et siin on erinevad inkubaatorid ja muud sellised mitmekesistamise tugiteenused. Et kui väga ülevaatlikult need meetmed läbi kapata, siis investeeringute toetus on tegelikult juba avatud. Siin on siis suured investeeringud eeskätt, mis on mõeldud uue tööstuse rajamiseks Ida-Virumaale. Kuna slaidid hiljem tehakse kättesaadavaks, siis ma kõiki seda infot maha ei loe, et siin saab täpsemalt igaüks iseseisvalt uurida, kel on sügavam huvi Ida-Virumaal tegutsemise vastu. Aga mitte ainult suurinvesteeringud, vaid ka väiksed investeeringud on igati toetavad, sest mitmekesistamine, kui me vaatame Ida-Viru majandusstruktuuris, see on üsna selline eripärane võrreldes ülejäänud Eestiga, et erinevad mitmekesistamise tegevused on igati asjakohased ja samuti siis see, et piirkonda tekiks väikeettevõtjaid,
rohkem ja nad pakuksid mitmekesist tootmisi, teenuseid, muid selliseid põlevkiviga mitte seotud tooteid, et õiglase ülemineku puhul on väga oluline see komponent, et põlevkivi ei oleks asjasse segatud. Ja mitmekesistamine tugiteenused on siis eeskätt just mõeldud kohaliku taristu rajamiseks. Ja teadmusmahukus on teema, mis kindlasti on mitte ainult Ida-Virumaa kontekstis, vaid laiemalt Eestis suur eesmärk, aga siin on siis erinevad piloteerimised ja muud sellised tegevused, millest võiks välja kasvada midagi suuremat edaspidi. Aga ma hästi põgusalt, kuna tänase infopäeva fookus on struktuurivahenditel, aga ma olen välja töötanud ka erinevatest allikatest muid väga olulisi ettevõtjatele mõeldud tooteid või siis meetmeid, siis ma põgusalt käsitleks need siiski ära, et kui meie suur fookus on, üks neist fookustes on rohepööre, millest siin oli varasemalt juttu, siis tegelikult teine on digitaliseerimine või nii-öelda siis digipööre ja kolmas suund on innovatsioonipööre, teadmussiire, teadmusmahukuse kasvatamine. Siis just digipöörde toetamiseks taasterahastust, mida tuntakse siis ka lühendina RRF, on kokku ettevõtete digitaliseerimiseks 58 miljonit. Samuti samast rahastust toetatakse ettevõtja ärimudeli muutmiseks rakendatavaid tegevusi. Ja lisaks on meil 100 miljonit rohefondis. Aga lisaks taasterahastule struktuurifondidele on ka Eesti siseriikliku raha, mis märkimisväärselt ettevõtluses arendamisesse panuse annab. Ja siin ma tegelikult tahakski välja tuua erinevad rahvusvahelised koostöövõrgustikud, mis puudutab kosmosevaldkonna ja CERN-i ehk siis Euroopa tuumauuringute organisatsiooni tegevused. Siin on erinevad kiirendid ettevõtjatele, siin on erinevad valikprogrammid, mis puudutab siis kosmosevaldkonna näiteks ESAs. Ja samuti on võimalik osaleda erinevates CERN-i hangetes ettevõtjatele, et see on tegelikult võib-olla valdkond, mis väga laialt teadvustatud ei ole, aga mis tegelikult pakub päris mitmekesiseid võimalusi. Tõsi, rahaliselt võib-olla mitte sadu miljoneid, aga potentsiaal kindlasti on väga suur. Nii et selles mõttes ma kindlasti julgustan nii CERN-i kui kosmosevaldkonna teemade osas lähemalt ettevõtjaid uurima. Samuti ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus välisesindajad, kes välisturgudel pakuvad tuge. Erinevad Eesti turundustegevused, EXPO 2025 siis Osakas, et kindlasti ka Jaapani turg võib-olla Eesti ettevõtjale pisut kauge ja eksootiline, aga siiski erinevaid võimalusi pakub. Ja samuti innovaatilised riigihanked, mis on siis suunatud avalikule sektorile, et sellepärast on ka siin, kuigi finantseeritud eurovahenditest siin tagasihoidlikult viimasel slaidil. Ja ühtlasi illustreeriv pilt sellest, millest ma ka alustasin, et mis on meie suur eesmärk, et summeerida siis kokku see, millest alguses ka alustasime. Ja kui teil on ettepanekuid, siis kindlasti poliitika kujundamise ettepanekud on oodatud meile ministeeriumisse. Julgustan kindlasti ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutusega suhtlema erinevate teenuste osas, mis puudutab nii toetusi, rahastusvahendeid, aga ka erinevaid koolitusi, muid teenuseid. Ja õiglase ülemineku osas ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus Jaak kindlasti investeerimishuvilistele oskab juba väga spetsiifilist nõu anda. Ja selline summeeritud tabel, kus mitmed meetmed on
koondina kokku võetud samuti olemas. Mina tänan. Aitäh sulle. Me jõuame võtta ka paar küsimust Kaupole. Ja näen, et siin ees kohe Marina Kaasil on küsimus. Jah, aitäh. Küsimus on, et kas on plaanis, kas MKM-i või võib-olla veel jooksen rongi ees, võib-olla teistel ministeeriumidel meetmed ettevõtete toetamiseks taastuvenergia kasutusele võtuks. Ma ei mõtle nüüd KIK-i ressursi tõhusust siin, sest et see on ikkagi pigem tööstussektorile suunatud, aga väga palju küsitakse näiteks turismisektor ja teenused, kes tahaksid kas panna taastuvenergia allikat või siis teha oma hoonete, parandada oma hoonete ressursi tõhusust. Et see oleks nagu väga vajalik. Aitäh. Väga lühidalt vastata, siis praegu sellist meedet välja lubada ei saa. Aga mis ei tähenda, et me nagu selles teemas laiemalt ei mõtleks nii majandusarengu vaatest kui ka energeetika vaatest, mis mõlemad on ju MKM-i suured valdkonnad, et jah, ressursitõhusust juba mainitud, et see meede tegelikult saab ka juurde 10 miljonit riigieelarvest, nagu valitsus just hiljuti otsustas, et just seda ressursitõhusust parandada. Aga eraldi sellist meedet praegu me lubada ei saa. Et siin koostoimes erinevate teiste meetmetega, näiteks kui me räägime ettevõtja arenguprogrammist, et kui selline lahendus oleks konkreetsele ettevõtjale just tema arenguvajaduste üks suuri kitsaskohti, siis ta võiks olla teema, mida kaaluda, aga praegu selles suhtes väga konkreetselt lubadusi anda ei saa. Aitäh. Nii, andke käega märku, kas keegi soovib veel küsida. Nii, seal keskel on üks küsimus. Kohe tuleb mikrofon. Kas on mõni selline meede ka, kus saavad küsida toetust turismiettevõtjad, näiteks spaad ja hotellid, kes on kaotanud nüüd oma kliendid, kes pealmiselt olid Venemaalt. Ja nad saaksid otsida omale kliente uutelt turgudelt, näiteks osaleda messidel, kus iganes, Rootsis, Norras, Soomes. Et see huvitab näiteks väga paljusid ettevõtteid Ida-Virumaalt, aga ka mujalt Eestist. Aitäh, see on väga hea küsimus, et kui me turismi valdkonnas, need suured fookused on nii-öelda suursündmused, mis samuti tegelikult peaks ju turisti meelitama Eestisse loodetavasti pikemaks ajaks, kui ainult konkreetne konverents, kontsert, spordisündmus, muu selline. Et siis selles mõttes, miks me seda just toetame, ongi see, et see ülekande efekt tuleks ka muusse Eesti majandusse alates kohvikutest, hotellidest, võiks jõuda ju ka näiteks spaadeni. Ja Eesti turundus on samuti välisturgudel Eesti kui turismi sihtkoha turundamine on tegevus, mida on tehtud ja mida jätkatakse. Mis puudutab nüüd täpseid fookus just näiteks spaadele suunatuna, siis selles osas ma täpse vastuse jään võlgu, aga see on kindlasti teema, mida ma julgustan ministeeriumiga meiega suhtlema, ettepanekud lauale tooma, et see on teema, mida turismi valdkonnas saaks ilmselt arutada, et tahtsid öelda, et siis tuleb Martiga ühendust võtta? Kirjutage julgelt, et selles mõttes et ega ideed ja mõtted ja ka mured, mis ettevõtjatel on, et see on tegelikult oluline sisend poliitika planeerimise kontekstis, et jah. Nii, aga aitäh sulle, Kaupo.